Tere head kuulajad, käes on 13. mai aastal 2024. Geeniuse digisaade on siin, kus on Hans Lõugas, Meelis Väljamäe ja Glenn Wilbury. Ja võib-olla tuleb meil üks külaline täna veel. Igatahes tänases saates räägime sellest, et Riigikogu tegi maamärgilise otsuse selle kohta, kuidas saab Eestis poliitikas osaleda oma tehnoloogiavahendite abil. Räägime Apple'i suurest vabandusest ja prohmakast, aga ka asja sisust ja tahvlitest ja sülearvutitest. Ja võib-olla jõuame saate lõpus rääkida veel natukene küsimustest ja kommentaaridest, mida olete teie head kuulajad meile saatnud. Hakkame siis pihta väikse uudise vahendusega. Me tahtsime ära markeerida olulise teate, mis selle kohta, mida Riigikogu otsustas eelmisel nädalal otsustas nimelt seda, et muutis hulga seadusi, mis annavad võimaluse edaspidi e-hääletusel osaleda Smart ID-ga. Teatavasti, kes on natukenegi silmad lahti ringi käinud, seda on näinud igasugu valimisreklaame ja teab, et valimised on tulekul. Juunikuus saame me valida esindajaid Euroopa Parlamenti, aga see värske Smart ID otsus lubamine ei jõustunud kiiresti. Seaduse muudatus on tehtud, aga kui olen nüüd 100% aus, siis päris kristalliselt selge seadusloome mul ei ole, aga kuna seaduste jõustumiseni läheb veel aega, siis järgmisteks valimisteks pärast Europarlamendi valimisi saame me Smart ID-d kasutada. Ja need on teatavasti tulemas 2025, eks? Meil on siis, mis valimised meil siis tulevadki? Kohalikud volikogud? Ei oska praegu peast öelda. Saame uue Tallinna linnapea valida. Smart ID abil saab valida. Kõik vaikivad. Kõik vaikivad, siin on poliitiline aktivism on nii üle keev stuudios. Ja. Aga kaks küsimust on e-hääletamise kohta. Esiteks on siis see, et peale ID-kaardi mobiilidee saaks ka Smart ID-d kasutada, milleks on roheline tuli antud. Ja teine asi, mida siis inimesed ikkagi ootavad väga pikalt, on see, et mitte ainult hääletada arvutiga, kus on siis MacOS või Linux või Windows, vaid ka kaasaskantavas seadmes nagu telefonis. Jaa, no siin ilmselt jõudsime me järeldusele, et see probleemi allikas on just selles, et seni ikkagi on vaja olnud e-hääletamiseks 2 seadet igal juhul, milles siis üks seade on arvuti ja enda tuvastamine toimub siis ju telefoniga, olgu see siis Smart ID või mobiil-ID, siis kui see nüüd kõik nihutada ühte seadmesse, siis on meil lugu, kus just kui enam ei ole 2 seadet ja see asi ei ole enam nii turvaline, et kuidas siis tagada seda ainult ühe seadmega autentimist ja kogu protsessi sellist läbiviimist ja siis see topeltkontrolli teema, et see on nüüd see koht, kus siis ei taheta nagu latti siis liigutada allapoole, aga teistpidi on see tülikas, jah. Praegu pall on siis riigi valimisteenistuse väravas. Andre Koitmäe sealt siis on selgitanud, et ei ole nagu seda selget eid, aga jaad ei ole ka. Töö käib, otsitakse lahendusi. Ma ei tea, mina teades, kui mitu aastat on siin mööda läinud, siis oleksin väga üllatunud, kui me 2025 järgmine aasta saaksime mobiiliga valida. See on see sama koht ju endiselt kogu aeg, kuna nende valimiste ümber ju tähelepanu on erakordselt kõrgendatud, siis on ka ju arusaadav, et siin tulebki olla erakordselt kuidagi tähelepanelik ja jätta kõikvõimalikud kohad vaidlusteks miinimumi, aga need vaidlused tulevad ju ikka, kui me mäletame, mis on meil e-valimiste ümber käinud, siis seal on ikka käinud pehmelt öeldes koomiline trall ju kogu aeg, ükskõik kui palju me siin autendime või autendive, ikka midagi kuskilt selgub, et kas on olnud mingi sertifikaadi kuupäev vale ja mis tegelikult midagi ei muuda, et nii-öelda urgitsetakse ju igalt poolt, aga teistpidi tänane meie kõik muu elu, kui me nüüd selle e-valimised kõrvale jätame ja vaatame kõiki oma muid asju, mis on seotud siis kõikide rahaliste ja varaliste ja juriidiliste ja jäämegi seda nimekirja nimetama toimingutega. Me saame ju kõike teha seda tegelikult ühes seadmes, et me saame piltlikult mobiiliga minna panka ja kanda üle 1 miljoni või 5 paki automaati ilma mingi probleemita.
nii et natuke on see koht, et võib-olla noh, me olemegi liiga kartlikud kuidagi selle e-valimiste suhtes, et noh, normaalne inimene ei näe seal ilmselt mingisugust õudselt turvaprobleemi, et kui ma nüüd oma telefoniga login kusagile sisse, Smart ID-ga endast autendin ja nüüd selle telefoniga valin, see ei ole ju üldse vähem turvaline kui see, kui ma kellelegi Nigeeriasse miljoni üle kannan tegelikult. Et see on täpselt sama turvaline. Jah, ma ei ole üldse kursis taustakesklustega ega kaalutlustega, aga mul on lihtsalt kõrvalt vaatana selline tunne, et lõpuks asi on selle taha jäänud, et Smart ID on teinud selle autentimise mugavamaks, et sa saad uue Smart ID teha telefonis kuhugi minemata ja me teame kasutamine on ka mugavam kui mobiil-ID, aga jah, pettusi on ka sellega kaasa tulnud. Pettused on tulnud ja pettuste puhul, kes saab kannatada? Inimene ise oma rumalusest jääb rahast ilma, võib-olla ka pank on ju. Aga siin ei taheta seda ust avada, et kannatada saaks meie valimiste usaldusväärus. Isegi kui miljonist hääletajast 3 tükki neid petetakse välja ja nende Smart ID abil tehakse mingit sahker-mahkerit, antakse hääli, siis paneb kogu asjale selle halva pleki külge. Nii ta on, et see ilmselt ongi see koht, kus tõesti ollakse nagu üli ja kilomeetri pikkuselt neid sõnu reeta pannes tähelepanelik. Ja seda ei saa teisest küljest kuidagi pahaks panna, aga ta on lihtsalt ebamugav, et ega oligi ka vist see viimane aasta, kui e-hääletamine ja koolivaheaeg olid ühel ajal ja võib-olla paljud lendasid minema kusagile ja arvutit neil enam ei olnud ja nii siis jäigi, eks ole, see hääletamine, nagu ta siis parajasti jäi. Seda e-hääletamisse mugavaks tegemist ja selle turvalisust ikkagi siin rakendatakse kõvasti igasuguste poliitvankrite ette ja Eestis on endiselt üks erakond, kas sel nädalal jälle algatas siin ühe petitsiooni, et keelata ära e-valimine üldse, eks ole, et oleks ainult paber ja vastakas. Nii et ka seda ikkagi toimub. Politiseerimine on kõva, jah. No see on see sama asja teine külg kogu aeg, et kui midagi tehakse, peab see olema tõesti tehtud niimoodi, et sinna ei saa siis pastakat ja paberit taha nagu jutumärkides enam ajada, et see peab olema nii kindel ja töötama ja nii, et ega me olemegi tegelikult samas kohas tagasi, et me tahaks kõik lennuki peale minna 5 minutiga, aga samas tahaks, et keegi sinna pomme kaasa ei võta ja siis me ei teagi, kas me istume siis turvaväravas tund aega või läheme lennuki peale ja nende valimistega on just natuke sama lugu, et väga keeruline on leida seda kuldset, mugavat keskteed siis turvalisuse, mugavuse ja kõige kiiruse ja kõige vahel. Nii on, aga vaatame siis edasi järgmisi uudiseid. Ja räägime nüüd siis viimase nädala suuremast tooteesitlusest Apple'i poolt. Ja selleks on meil saates ka külaline Andres Kastiv, kes on digikaasautor ja digiteenuste strateeg. Ja Andres, sina vaatasid selle Apple'i esitluse kindlasti algusest lõpuni ära, võib-olla isegi mitu korda. Kas oli nii? Jah, see oli naljakas, ma seal, kusjuures ma kuidagi traditsioon olnud niimoodi, et ma võtan siuke perest ja kõigest väikse retriidi ja kunagi isegi sõitsin kuskil Laulasmaa spaale, võtsin rahuliku õhtu, et Apple'i üritust nautida ja mugisin seal tuljaku šokolaadi ja priijuustu ja ciabattat ja nautisin. Aga siis seekord ka mõtlesin, et võtan kell 8 õhtul vabaks ja liikusin kodu poole ja siis vaatasin, et keegi ütles, et juba üritus oli ära mõni aeg tagasi, et kuidagi vara hommikul lasti see video Ameerikas käiku. Ja ma vaatasin, oi, et siuke tore asi. Tõsi on jah, et ajastused seal mõnikord on nüüd viimasel ajal liikunud üritustel. Aga sisuliselt kokkuvõttes, kes võib-olla ei vaadanud seda järgi või ka öösel otse või muul ajal, toodi välja uus iPad Pro, toodi välja uus iPad Air ja siis oli veel lisavarustust ka, eks? Aksessuaare ka reklaamiti natukene, jah. Mis Andres sinu arvates ikkagi siis kõige suurema seal või mis ma hakkan keerutama, ma ütlen ise küsin kohe ära, et kõige teiste poolt ka, et kas te seda reklaami nägite või? Kas te seda skandaalset reklaami, mis tõmmati tagasi? Oli keset üritust, jah. Võib-olla peaks algusest ikkagi ära rääkima, et mis seal siis näidati, nagu Ants sa nimetasid, neid asju näidatigi ja need asjad on siis lihtsalt läinud ägedamaks kokkuvõttena, eks ole. Ehk et on palju kiiremad protsessorid ja ühesõnaga nagu ikka, et me jõuame ilmselt sellest võib-olla siis veel pärast vähe pikemalt rääkida, et kas me ootasime rohkem ja saime vähem või oli see vastupidi, aga igatahes see nii-öelda keskne osa sealt siis, mida me kindlasti saime, oli siis see, kus lava peal olid kõikvõimalikud pasunad, klaverid ja igasugused muud tegelased, kellest siis osad olid ikkagi mingisugused kaisukarud peaaegu ja ühesõnaga siuke väga nunnu setup oli asjadest, mis pandi hiiglasliku pressi alla. Ja siis see press vajutas kõik need asjad
nagu laiaks ja no see, ütleme see viimane moment oli veel, seal oli, ma ei täpselt mäleta, mis asi seal oli, mingi silmadega loom oli seal. No mingi silmadega, mingi loomakene. Kelle silmad veel lendasid lõpuks niimoodi suure plurtsatusega siis välja ennem kui see press nagu täiesti kokku läks ja see kõik tundus natuke selline ka, et iseenesest miks mitte, et see nagu saab aru, et või noh, et me mõistame nüüd, et kõik see pasunad ja loomakesed ja kõik see toredus nüüd muutub ilmselt väikseks ja noh, nii siis ka oligi, et siis selle pressi vahelt imepäraselt tuli välja siis üliõhukene iPad, mis justkui noh, pidi siis sisaldama seda, mis kõik on seal sees, aga noh, ei saa ju salata, et noh, esimene paralleel, mis vähemalt minul tekkis, oli see, kus autosid kokku pressitakse ja noh, ilmselgelt, et see auto, mis nüüd on pressi alt läbi käinud, ei tundu mulle, et nüüd see on minu unistuste auto, mis sisaldab mingisuguses 100 korda väiksemas mõõtkavas eelmise auto võimsust ja istmeid ja rooli, et ilmselgelt see enam see ei ole ja see loomake, kelle silmad sealt välja lendasid, ilmselt nende silmadega enam väga palju maailma ka ei näe, nii et põhimõtteliselt kogu see koht selles esituses tõesti oli selline, et kas see oli siis taotluslik, kas tõesti tegemist oli lollpeadega või tegi selle kõik valmis tehisintellekt ja keegi üldse ei tõmmanud enam mingit pidurit ega vajutanud sidurit. No selles mõttes, et ega mina nagu kohe, minu tõmbas kohe paralleeli ikkagi selles, et kui nagu et lõputu pikad arvutisaalid olid mingi 30 aastat tagasi ja täna mingi väike Apple Watchis on nagu rohkem jõudu kui seal mingisugustes arvutisaalides 30 aastat tagasi, et noh, kuidagi see ütleb, et kui ratsionaalselt seda asja vaadata, siis on ju okei. Ei, ma sellest ütlengi, et minu arust nagu selline, ütleme klassikalises mõttes mitte empaatiline AI võiks nagu vabalt selle teha, sest et see on nagu nii ratsionaalne lähenemine, et muidugi me vajutamegi need pasunad laiaks ja siis need kõik on seal iPadi sees, aga inimmõistus saab aru, et laiaks vajutatud pasun väga ilusasti enam ei kõla. Ja see on see koht, kus ikka väga astuti nagu piltlikult mööda mingisugust. Ja võib-olla isegi veel lisaks sellele otsesele kujundile, et sa teed asja pressid laiaks, et ta enam ei tööta, oli ka see metafoor, et need asjad on inimestele kallid, need olid pillid, kitarrid, suured emotsionaalse väri, asjad, mida me tahaksime selles mõttes iPadi ekraani vaadata, ma tahaks neid asju kasutada ja neid mänguasju ja sellega ei nagu siis ka ei ole üllatav, et Apple teatas nüüd paar päeva hiljem, et nad vabandavad. Lausa nii. Aga nad vabandasid ja võistsid selle maha, sest et noh, süüdistati nüüd selles siis, et Apple selle reklaamika sümboliseerib seda, et kuidas Apple kui firma surub alla inimese loovust. Mis on iseenesest loomulikult ju vastupidine, et see tõstatabki nagu selle küsimus, et tõesti, et kas kusagil kõrgelt tasustatud koha peal töötab nagu idioot, nagu see on nagu kahjuks paljudes asutustes, aga sellise firma puhul nagu noh, ei tahaks seda nagu üldse uskuda, et pigem see tõesti siis pidigi nii olema, aga jah, kui ma nagu praegu järgi mõtlen, ega ma juba jõudsin selle ära unustada, aga ma praegu just Hansu selle kujundi peale ka mõtlen, et tõesti need klaverid ja kõik asjad, mis see puruks vajutatud, et seda oli üsna jah, see ei olnud nagu tore vaadata, et tegelikult tõesti, mida rohkem ma selle peale mõtlen, seda nõmedam see kõik on. See ei ole ka ju ainus kord, et tegelikult teistel firmadel on ka nagu väga hullult reklaamidega puusse pandud ja ma olen alati imestanud, et see on käinud ju läbi mingisugust otsustajate käest ja kõik on seda heaks kiitnud, eks ole. Jah, et kusagil on olnud koosolek, kus on seda punnissilmadega loomakest vaadatud ja siis on arvatud, et see on ju tegelikult päris äge või neid klavereid, mis katki läheb. Et ma isegi ei oska öelda, et milline oleks olnud parem lahendus, sest et tõesti see mõte iseenesest, et kõik see kraam on nüüd Apple'i või selle iPadi sees on ju väga õige mõte, aga kuidagi oleks pidanud sinna sisse niimoodi, no ma ei teagi, kuidas sisse oleks pidanud panema, selleks peakski olema siis nüüd Apple'i geenius, kes ütleks, kuidas nad sinna hästi sisse mahutaks, mitte siis pressi alla panduna. Võib-olla Andres, kuidas sinu jaoks oli, kas see uus iPad Pro, kui reklaam kõrvale jätta, mis on tõesti 5 millimeetrit või midagi sellist? Mis mulje sul sellest üldse on? No siuke mulje oli see, et tahaks käes hoida ja katsetada ja keegi mu tuttavatest LinkedInis ütles, et väga tahaks seda mänguasja endale sellega 10 minutit mängida ja järgmiseks 8 aastaks unustada riiulisse. Et siuke nagu vidina sõbrale on nagu väga äge, aga kui ma hakkasin vaatama lihtsalt, mille üle ma hakkasin tõesti siiralt imestama, et kui ta on nagu siukene nii peenikeses ja nende poolt rõhutatud tugevas vormis ja on saanud siukse väga korraliku nagu OLED ekraani sinna peale ja mis seal oli mingi topelt
kihtidega. Topelt OLED vist mis siis väidetavalt peaks väga helened olema. Just, et kuidagi mingi väga nagu nutika nähdamisega ja täpselt samamoodi see M4 protsessori võimsus sinna lükatud, ma ise nüüd, pärast natuke räägime selle MacBook Air siis M2-st ka, aga et ma nagu neid M-i numbrite suurenemist nagu nii julgelt ära ei osta, kui nemad ütlevad, et 4 korda rohkem võimsust, et kindlalt mingil töövool on, mis on nagu seal optimeeritud juba nende äppide jaoks, aga kui sa ikka näed, et kui tugevalt need järgnevad M-id ikkagi senise M1-ga konkureerivad, siis ma tahaks reaalselt mingi renderdada mingis videosid. Ma tahaks vahele öelda seda, et kogu see M-i nummerdus, see oli ka mest annab ikka väga hea põhjuse igasuguseks karikatuuriks ja muuks naljaks, sest mis saaks olla veel ägedam kui öelda seda, et meil on M2, aga nüüd hoidke hinge kinni, meil tuleb seda trummipõrin, meil tuleb M4, aga veel paar aastat edasi äkki tuleb meil juba M6 või juba. Mis paar aastat? See MacBook tuli välja märtsis vist, M3. Nüüd on M4-ga iPadid. Just, minu jutu sisu oli see, et põhimõtteliselt võib trummi põristada igasuguse numbri ees niimoodi, et see iseenesest mingit sisulist kaalu justkui oma, et see kõik oli tundus nagu pehmelt öeldes naljakas. Aga nagu omapärane oli see, et siiamaani on ju M-seeria protsessorid iga järgmine põlvkond alati tulnud kõigepealt Macil ja siis alles iPadil, nüüd on vastupidi. Et see on iseenesest paradigma muutus. Ja siis tehti ka siukest, keegi imestas kuskil ajakirjanikest, et Apple'il on nüüd nagu nime probleem, kuna see, mis on nagu 11-tolline variant on siis nagu piisavalt õhuke ja kerge ja siis see iPad Air, mis on nagu väiksem variant, see on nagu raske, kui seade, et Apple teil on nagu nime probleem, et üks on mingi Pro ja teine on nagu Air, aga Pro on kergem kui Air, et mis see siis tähendab, eks? See on nagu naljakas, aga tegelikult mõelge, see on nagu hämmastav läbimurre tehnoloogias. Vanasti oli ikkagi Pro masin oli raskem, sõna otseses mõttes more bang for buck, sellepärast et sul oli rohkem seal riistvara ka massi mõttes ja nüüd on ta nagu kergem. Võimsam asi on kergem. Et iseenesest natukene jääb kogu sellest Apple'i suurest innovatsioonist minu arust just nimelt puudu innovatsioon. Et piltlikult me tegime lihtsalt auto, mis muutus veel kiiremaks, võib-olla seisab mõnes kurvis paremini tee peal, aga mitte midagi muud tegelikult ei muutunud. Ehk et juba praegu tegin siin iPadi või tahvlite võrdlust, kus oli ka ju senine iPad Pro ja juba sellest ma sain aru, et see on nii üüratult võimas oma arvutusvõimsuselt see tahvel, et tegelikult 90% inimeste jaoks on see inglise keeles overkill. Et kindlasti on olemas kuskil see 10%, kes tõesti seal nii-öelda siis jutumärkis põllu peal, võib-olla isegi vähem kui 1%, kes siis nagu põllu peal renderdab oma 4K HDR videot ja siis kohe paiskab selle kusagil interneti avarusest. Võib-olla sellised inimesed on olemas ja nüüd siis lihtsalt need inimesed saavad omale veel parema tööriista, aga kõik need ülejäänud inimesed, need tegelikult jäävad suhteliselt siukse näoga vaatama, sellepärast et juba see eelmine oli tavatööks nagu väga-väga hea. Et mitte, et see oleks nüüd kuidagi halb, et ei peaks minema arvutusvõimsust juurde ja nii-öelda ökonoomsust ja kõik kasutegurid ja kõik need sõnad. Aga lihtsalt ainult sellega nagu mulle tundub, et võib-olla tänases maailmas rallit sõita ei ole enam kõige atraktiivsem, et seal nagu peaks olema see midagi nagu veel, et millega ma seda tavakasutajat ka ikkagi oma boksi nii-öelda sikutaks. Tavakasutajat tõmmatakse oma boksi sellega, mida Apple tegi, et ta tegi lõpuks ju ikkagi oma see line-upi nagu natuke lihtsamaks, et see igivana Lightning pesaga normaalne iPad on nüüd siis nagu ajaloo prügikasti visatud ja teine või siis see uuem ja USB-C pesaga odavam iPad sai hinnalanguse veidi, et ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale just seda neid hindu ja mida need Prod ja suure ekraaniga Pro ja nii edasi, mis maksavad see 1500 euro kanti ja kui sa veel ostad sinna klaviatuurid asjad juurde, siis nagu läheb asi nagu päris sõgedaks, et 10 aastat tagasi, et loogika ütleks, et jah, me saame väga palju arvutusvõimsust juurde, aga see arvutusvõimsus tuleb nagu meil ikkagi metsiku hinnaga, et 10 aastat tagasi ostsin mina oma esimese iPadi, see oli iPad Air 2 ja see maksis 399 eurot, see oli kõige kangem iPad, mis tollel olemas oli. Ehk siis tollel Prod veel ei olnud ja nüüd on see hind nagu kõige kangem iPad hind on nagu selline 5 korda suurem, eks ole. Ja, aga see ju ei tähenda midagi, kui see kõige kangem iPad on kiirem kui süle arvutid.
selles ja seda küll, aga selles mõttes, et seda ikkagi rõhul elamus inimesed ei ole seda tarvis, eks ole. Ei, no, absoluutselt, aga see on pro, see on ju pro, me ei räägi ju sellest, et miks peaks prod olema kõigil inimestel vaja, ei olegi vaja. Ei no muidugi, et me oleme sellesse ju jäänud siin kinni kogu aeg ja kõik inimesed jäävad sinna kinni, ongi see, et kui see tahvel on nii super, hüper võimas, et milleks sa seda tahvlit kasutad, et on olemas see sama 1% inimesi, kes võib-olla tõesti teeb neid videoid ja asju, aga enamik inimesi ikka tahvlist vaatab, noh, võib-olla filme, sirvib asju ja see protsessori võimsus jõudlus vähemalt täna, kuniks on tõesti see AI seal võib-olla selles tahvlis nüüd sul kõiki asju ette taha ära ei tee, ei ole nagu nii kriitiline. Muide AI-st rääkides sealt esitluselt jäid ka mulle paar asja silma, mida nad siis ju näitasid tarkvara mõttes ehk Final Cut Pro 2 ja siis ka Logic Pro iPadi jaoks uus versioon, nagu ma aru sain. Et mõlemas on siis kamalugu aga sellist AI funktsionaalsust, et Logic Prosse olid ilmunud mingid AI pillimehed, kus nad oleks nüüd rohkem peatuda, see kuidagi sellest libiseti nagu hästi ruttu üle. Ma arvan, nad peatuvad sellest, nad tegid seda meelega, nad peatuvad sellest VVDC-l ehk siis suvel. Võib-olla küll jah, et oleks võinud tõesti siis seda poolt nagu näidata, et kuidas see AI trummar või pianist seal möllab. Asikas seal laul. Üsna kindlalt nad tahavad sellest teha suurema piger diili nagu tarkvarale pühendatud üritusel. Sest natuke seal esitusel ka ju seda tarkvara poolt puudutati ja mõned näited just olid, et võib-olla see olekski olulisem pool inimestele näidata, et tõesti mida selle supervõimsusega siis nüüd tõesti teha nagu annab, et ikkagi jääkski nagu suu lahti, et ohaa, et sellist asja teeb selline iPad nüüd sellise raha eest. Et praegu nagu hästi palju pandi rõhku sellele võimsusele, aga jäi jah, väheke tagasihoidlik. Jah, et eks see jaotatakse kahe vahel ära, et praegu me näidati, et näete, meil on nüüd AI toega äge protsessor ja siis varsti me näitame, mida sellega päriselt teha saab, eks ole, et see on selline... Võib-olla me juba katsime seda, et nad ei suutnud näidata seda, mida sa ette heidad, Glenn, ka, et nad ei suutnud püüdse seda reklaamiga näidata, aga see ei tulnud välja, et mida kõike saad pro seadmega teha. Mis asi on see nanokattega, uus klaas tuli veel ka, mingid kallimatel mudelit? Ta on ikka, seal on mingid suksed, kuidagi on sinna lihvitud mingisugused mullikesed väga nagu mikroskoobi all nagu peale, mis neid ikkagi nagu valgust ja kõike, ta nagu, see on seda tasakaal, et see on nagu matt ekraani, aga samas nagu kvaliteetselt nähtava ekraani vahele, et siuke nagu hea nähtavust, et see oli Aga räägiks natukene veel hoopis sellisest huvitavast aspektist, võib-olla teisi peale minu üldse ei huvita, aga nimelt äkki on veel mõnel inimesel selline, nagu kuidas ma ütlesin, dilemma või kahe vahel olek, et kui nüüd tahta parajasti osta mingit uut sülearvutit, mulle väga meeldiks, et see oleks MacBook, ma tahaks Maci ja teistpidi on ka minul olnud, mul on kodus riiulis mõned iPad Airid erinevatest põlvkondadest igivanad ja nad on tõesti juba nii aeglaseks, et neid on paha kasutada. Ja ma mõtlen, et äkki peaks ikkagi ostma iPadi, aga teistpidi ma tunnen, et ühtepidi ma saaks iPadiga teha asju, mida ma ei saa teha arvutiga, aga samal ajal, kui ma tahan siin näiteks kas või mingit muusikasalvestust, mingid asju teha, ühendada väliseid seadmeid, mulle kuidagi tundub, et see iPad ikkagi limiteerib ja see opsüsteem limiteerib. Ehk et minu segase küsimuse mõte on just nimelt see tänane MacBook versus iPad. Kumba nüüd peaks võtma nendest? Nad on peaaegu ühes hinnaklassis ka. No ma võib-olla soojenduseks ütlen seda, et ma eile peedistasin üht oma tuttavat siis Martin Barženit, kes on Nobeli digistrateeg ja tema on niimoodi, tal on see iPad Pro M2-ga 12-tolline ja siis tal on 13-tolline MacBook Pro ja siis ta nagu valdavalt suurem osa tööd teeb selle iPadi peal ja kui ta on mul kõrval kuskil kohtumiste, siis ma ikka nagu imestan, kuidas ta seal nagu ukerdab selles, aga ta ütlebki, et tal nagu selline veebisakkide läbi kammimine kiiresti, seal meilide predictive text inputi kasutamine, tal on lisaklaviatuur, mitte see kallis variant, on mingi Satechi variant ostetud natuke soodsam, et kuidagi mulle tundub, et kuidagi sa pead vahepeal käima ja sundima ennast sellesse iPadi töövoogu, võib-olla täitsa videomontaažis, kui seal Hollywoodi tasemel siis montaažiprogramm DaVinci Resolve on iPadi peal nagu toimib kenasti ja siis selle asemel, et seal hiirega otsid seal kahe kaadri vahel mingit kohta, et siis tõesti saad nagu näpuga hästi kiiresti ligi ja näpp käib ju kiiremini teatavasti kui hiir, eks ole, kohati. Et kuidagi mul tundub, et
võib-olla mida ma ise ka pole teinud, ma pole sundinud ennast nendesse võib-olla töövoogudesse, kus seda iPadi võiks kasutada. Ja samas te eelmistes saadetes rääkisite ka, et kui domineerivaks on see iPad OS nagu Euroopa Liidu tasandil nagu muutunud, et siis on nagu mingid teatud töövood, kus siis nagu teatud ametlikke töövoogudel, kus see kindlasti toimib, et võib-olla pole. Et mis tundub nagu piirang just selle iPad OS-i ja päris siis Mac OS-i vahel, ongi igasugused nagu lisatarvikud ja ühendamise võimalus. Ma mõtlen kas või soundikaardid või mingid mikrofonid. Me salvestame siin oma saadet ka tegelikult ju väliste mikrofonidega üle veebi. Ja kui ma ühendan selle mikrofoni sinna külge, ma võin avastada näiteks, et see konkreetne äpp, mis nüüd seal toimib, ei võimalda mul valida mingeid seadeid, mida ma saan väga hästi teha suurest arvutist. Ehk et igal sammul justkui varitseb niisugune väike oht, et ma nagu libastun ja kukun siis teatava piirkonna peale. Et rääkimata Androidist, et proovisin ka Android tahvlitega salvestada välise mikrofoniga ja kõik toimib, see äpp on olemas. Ja imet ei vali mul opsüsteem siis seda välist mikrofoni, või valib alati sisemise. Olgugi, et see on nagu olemas, võib-olla on see mikrofoni viga, võib-olla on see äpi viga, võib-olla on see tahvli viga. Et tegelikult iPadiga võib samasuguseid piltlikult rehasid ikkagi olla, et see iPad OS ei ole nagu nii 100% universaalselt toimiv just selliste lisade ja mingite asjade suhtes, mida ta justkui väga jälle tahaks olla. Et kõik see võimsus ja kõik see nagu vihjab sellele, et nüüd on seal USB-C pesa ka, et ühendasin justkui kõik maailma asjad. Aga sellegi poolest isegi neid USB pesasid seal on ainult üks. Ma pean ju alustama kohe sellest, et ma ostan mingisuguse mis iganes splitterid või mingid karbikesi. Ma ei saa ju panna sinna mitut asja taha, et kui ma vaatan täna oma iMaci taga külge, mul on seal ikka neid päris palju neid asju ja sinnagi on pandud veel mingid splittereid, nii et mulle kuidagi tundub, et ükskõik kuidas ma ei veenaks ennast, et see iPad on äge. Ma nagu tunnen, et ma ei taha seda 1000 eurot ikkagi maksta, olgugi, et olid ajad, kus ma kõiki oma kirjatöid tegingi iPadiga. Ma just tahtsin seda meenutada, et mina mäletan, iPad 2 peal tegid, kui ma ei mäletan isegi õieti. Ja, ma olin selline ikkagi Logitechi klaviatuuriga. Tahvlimees, mul oli Logitechi klaver ja kirjutamiseks ta sobibki ideaalselt. Aga täna on just see olukord, kus tahaks siis nüüd teha rohkem, et tõesti nagu Meelis ütles ka, et 400 euro eest võib-olla ostaks tänagi sellise mõnusa kirjutamiseks iPadi hea õhuke, kiire, äge klaver juurde, tegelikult saab selle hinnaga hea asja. Aga kui tahta nagu sellist võimsumat kraami, kui panna juba kõrvuti siia sülearvuti versus iPad, tekib kuidagi niisugune hõre tunne, et ma ei ole veendunud, et ma ikkagi iPadi lähen ostma. No kas sa pead ostma endale selle MacBook Airi, millest Andres kohe rääkima hakkab? Ma ei tea, kas iPadides jutul, kas me tõmbame sellele joone alla või Andres, või kas sa oled selline Apple'i iPadi maailmas, kuidas ma ütlen siis rohkem või vähe kirglikult sees olnud, et kas siis nüüd tulevik ongi see, et me vaatame järgmisel aastal jälle kiiremat iPadi või kuidas sulle see elukaar tundub kogu sellel tootel? No mulle tundub lihtsalt veel kord toetuses sellele, kui ta ütles, et statistika on nii tugev, et see iPadi OS on nagu Euroopa Liidus nii laialdaselt kasutusel ja ta on nagu see üks kriitilistest ökosüsteemidest, siis inimesed teevad seal palju asju või me ei näe, mida nad seal võib-olla teevad kõike, aga lihtsalt ma isiklikult ka tunnen, et kui ma vaatan ka neid tarkvarauuendusi, mis seal iga suvistel konverentsil tehakse, et ikkagi nagu liigub selle nagu MacBooki kogemusele aina lähemale või nad ei saa seda järjest teha, nad ei tohi ka seda järjest teha tegelikult UX-i mõttest, nagu järk-järgult kuidagi peab see nagu liikumine toimuma. Ja siis võib-olla üks asi, mida me unustasime mainida oli, et see Apple Pencil Pro, sellest tuli siis Pro 2 uus mudel välja. Seal on siis nagu veel pigistamisvõimalustega nagu käskusid teha või mingi laiema kriipsu joonistamist ja mis väga positiivne, et tavaliselt on Apple nende vanemate Pencilite omanikke nagu kuidagi ahistanud, et sa ei saa oma uuemat pliiatsit nagu vanema tahvli külge panna, kus oli ka pliiats võib-olla, aga nüüd on kõik, mis on magnetiga laaditavad, et siis nendele vanematele tahvlitele sobib see uuem pliiats ka, et sa võib mõlemad panna, sa saad osta seda Pencil Pro 1 ja Pencil Pro 2, et see on nagu päris siuke huvitav asi. No mina ootaksin sealt ikkagi võib-olla sellelt ürituselt ja esitluselt oleks ka oodanud, et kui selline toode toodaks välja, et palun väga, teeme mingisuguse asja, olgu ta nimi siis iPad või MacBook või Air või mingi kolmas asi, et olekski 2 ühes seade, et ta on nii õhuke, et seal on näiteks küljes klaviatuur, nagu ütleme siis Lenovo Yoga seeria, ma keerangi selle põmaki teistpidi ja ta moondubki mul iPad OS-iks, ma sukerdan seal näpuga ringi, teen kõiki asju, ma keeran klaviatuuri lauale ja üllatust, ta on nüüd MacBook
ja seal küljes on mingid pordid ja mul olekski tegelikult 2 ühes, sest võimsust on ju küll ja veel, et tänagi võiks selle suure iPadi ekraanil ju töötada vabalt Mac OS, et see on seal ei ole mingeid piiranguid kummaski suunas, et võib-olla varem võis öelda, et ma ei tea, protsessor võib-olla ei ole päris see, et tegelikult see on puhas otsustus, puhas poliitika, et me teeme neid seadmeid nii, hoiame neid tooteliine eraldi, aga ma arvan kuidagi või tahaks olnud arvata, et selliseid tüüpe nagu mina on järjest rohkem, kes tegelikult ostaks just võib-olla selle ühe toote ja kui seal oleks need mõlemad kategooriad, see oleks ju ideaalne, ma saan ta võtta kaasa igale poole näpuga. Aga siis ei saaks Apple müüa 2 seadet sulle. Just nii. Käive kukuks kolinal. No vaata, kas nagu kukuks, et võib-olla täna minusugune tüüp ootabki ja ei osta kumbagi kogu aeg, sest ta ei suuda otsustada, aga kui Apple tooks välja selle ühe toote ja paneks isegi veel paarsada eurot hinnale juurde, siis äkki ma ütleks, et muidugi, et see on äge, nii et ma arvan, et sinusugust on liiga vähe. Tahaks väga ka arutada korra M3 läpakat teemat. No see ongi seesama teema, et ma tahaks, et need kõik oleks nüüd ühes tükis. Apple vist ei teinud sellist asja, kus oleks M3-ga iPad ja M3-ga sülearvuti. Seda küll. Aga sülearvuti M3-ga tuli välja vist märtsist tuli MacBook Air ja natukene varem tuli MacBook Pro M3-ga. Ja Andres, sina oled MacBook Airi kasutanud. Airi katsetasin jah, et see mul täna on siis Aidili, kes siis mul lahkelt laenas seda suuremat varianti, et ma polnud seda 15 tollist, mida Hendrik Roonemaa siin omal ajal palvetas, et tuleks ometi ja see on kõige lähedasem seade sellele, mida Glen siin praegu rõõmsalt kirjeldas, eks ole. Tšukene suur ekraan ja õhuke ja mugav kaasas kanda. Et jah, võib-olla suht ratsionaalselt jällegi ma ütlekski, et see M3 15-toline ekraan on tõesti väga, kuidagi ulme on, et nii õhuke asi on jälle nii suure ekraaniga, et kuidagi natuke räägivad sama keelt nagu see iPad uus Pro M4, mis tuli välja, et õhuke ja võimas ja suur ekraan. Sama asi on ka selle Airiga. Aga ja vaatame nagu hinna poole pealt ka, siis kui ma nüüd piilun siin tõsisemalt otsa, siis ma tundub, et kui ma hakkan seda iPadi kõigi nende lisade ja siis kettamahu ja kõigega ehitama, siis mul see iPadi komplekt klaviatuuriga või originaalklaviatuuri ja asjadega tuleb ikka kallim lõppkokkuvõttes, kui ma selle M3 Airi võtaks ja M3 Airile saab eraldi tellida ka see 16 mäluga siis variandi. Ja kuni täitsa kuni 2 terabaidise ketteni, need tegelikult saab suht siukest professionaalset tööd teha. Muidugi portide üle vingumist ei taha jätta, et 2 USB-C porti vasakul, millest siis üks on laadimiseks ja paremal on ainult see mingi heli 3,5 auk, et ma tahan ka laadiat teiselt poolt sisse lükata, mida mul mõnikord näiteks juhtub, kui ma kuskil lennukis või mis iganes reisin, et siis seal võib-olla jah, selle M3 Pro poole vaadata, et kus pesasid rohkem ja HDMI port, et seda muudatust ei tulnud juurde. Mina olen ka ise tegelikult tööiselt on mul M3 MacBook Pro, aga see on hoopis teine masin. Seal on HDMI pesa ja asjad, mis tunduvad väga imelikult, aga MacBook Air on ikkagi nagu see leib ja või see põhiline Apple'iga edukam sülearvuti, mis on nagu M1 oli nagu tohutult suur edasihüppe võimekusest selle raha eest. Ja siin on see põhiküsimus selle M3 Airi puhul, et kui suur hüppe edasi on. Ma saan aru, et seal on nüüd uus vana laadimispistik, ehk mitte enam ei ole ainult USB-C, vaid ka selle Airil on nüüd see siis magnetiga laadimispesa, mis oli ju vanasti oli MacBook Airi küljes. Kuidas sa arvad, et see on vajalik asi? Täna on see magnetilahendus on hea ja mul aeg-ajalt ununevad need laadijad ka kuskile, siis mul on seljakotis valulaad ja valuklots, et ma saan USB-C pesast laadida. Just, aga siis sul on ikkagi kumba siis kaasas kanda, kas kanda kaasas seda uut magnetiga laadijat või kaasas kanda USB-C pesa, sest kui on ainult magnetiga laadija, siis jällegi see ei toimi nagu kaugemale reisile minnes on see USB-C laadijaga asi mõistliku kaasas kandus sellepärast, et sellega laadida kõiki oma asju, eks ole. Aga kodus võib-olla laua peal oleks magnetiga nagu turvalisem või kontoris. Ja teine asi see võimsuse küsimus, mis te just tagasi välja tõite, et käibki see, minu meelest see M1 ikka nii, omal ajal tuli välja, et ta oli 2 korda kiirem kui enam-vähem siin samas hinnas mingi Inteli asi on ju. Ja siis ta oli 2 korda akusäästlikum ja ta nagu siiamaani kõikide nende jällegi M2 või M3 protsessori Airi konkurent on endiselt nagu M1.
ja seal nagu meil see Moore'i seadus nagu kuidagi ei kehti. Kuna need kasvud, mis turundusjuttudes on nagu ühtpidi, aga teistpidi ma näen, et need kasvud on need hüpped on võib-olla siuksed ainult M1-st M2-le umbes 10-20% vahel võimsust, eks ole. Ja siis M3 siin erinevate testide kaudu, mida nagu päris testid, siis ainult 30-40% võimsam kui M1, et jälle selline. No see viib jällegi, kui nüüd sellist raha eest saadavat asja vaadata, võibki alati ka mõte selline, et täna on, kui võimalik, võib-olla hoopis mõistlikum, eks ole, osta siin mingi M1 arvuti hoopis tükis ja saad selle väga hea hinnaga või et et jällegi, et kui palju sul on nüüd vaja seda kõige viimast võimsust, teistpidi on võib-olla see ajaline pool, et kui sa ostad vanema arvuti, et kui kaua on see tarkvara tugi ja muud asjad, aga nagu praegu võiks arvata, need M-seeria protsessorid on nagu suhteliselt selles mõttes ühes lahtris, et kuna just sa ütlesid, et need erinevused ei ole nagu nii kordades ja kui vaadata veel nagu hindu, tõesti, kui sa hakkad ka nüüd seda M3 Airi nagu laduma, sinna siis lisasid juurde, et kui see baashind on siin dollaris on ta, eks ole, 1099, ma ei olegi vaadanud, kas ta on eurodes sama. Aga kallim ikka enamasti. No ühesõnaga jah, selle mõttekäigu edasiarendus on mul pigem see, et kui sa hakkad nüüd sinna juurde laduma siis nii-öelda neid asju, siis põhimõtteliselt sa saad väga ruttu, sa kahekordistad selle hinna hopsti, eks ole, et kui sa tahad siin panna protsessori juurde $100 mälu, 16 gigabaiti, 200, võid panna 24 gigabaiti mälu, 400, siis kui lähed 2 terabaiti salvestust juurde on 800 ja muidugi mälu koha pealt ka võib-olla peaks ju ütlema seda, et seda ei saa nagu võib-olla üks-ühele võrrelda nagu sellise vana arhitektuuri mäluga. Ehk et ei tasu võib-olla kohe sooritada suitsiidi, kui seal on 8 gigabaiti, et see ei ole nagu see nii-öelda unified memory puhul ei ole see tegelikult nii oluline. Sellised asjad tõustavad väga suuri tülisid inimeste vahel, Glen, aga mina olen selles paadis sinu poole peal. Mul on ka sama tunne, et see 8 gigabaitine M-seeria Air tegelikult ajab asjad päris hästi ära. Kui on inimesi, kes ütlevad, et ei, kui sa ostad 8 gigabaidis üle arvuti, siis on sul enesesab, ära tee seda. Tegelikult sellest, et kas sa kavatsed kasutada aasta või 10, eks ole. Ja teine asi ongi see, et mis minu arust Apple'i kogu see strateegia kõige hullem asi on see, kui palju nad mälu eest küsivad, ehk siis see raha, mida nad küsivad, võrdselt, mis see mälu tegelikult maksab on. See on nagu skämm, mõtleks. Kui neid vaadatagi neid samme, siis 16 giga on siin 200, 24 giga on 400. See on okei, alati saab kalmaks minna, aga põhiküsimus on see, kas see baastaseme M-seeria Air on nagu väärt või mitte. Ja minu arust, kui ma tean, Ameerikas on ju müügil ka tegelikult täiesti see M2 täiesti nagu tavalise uue tootena müügil veel. Aga see, ja võib-olla see baasarvutina on väga hea nagu väärtus selle raha eest, aga M3 äkki nagu eelis, miks valida seda? Andres, kommenteeri saa, on see, et sa saad 15 tollise ekraani. Mina ausalt öeldes, kui täna soovitan, et võtaks pigem M2 ja selle 8 giga igaks juhuks otsa, kui sa teed seal natukene mingit intensiivsemat. Aga see suur ekraan, 15 tolline, seda ei ole teistel, on ju? See on ainult M3. Aga muideks, ma ei tea, me vist ei maininud portide juures seda, et nüüd on MagSafe juures ja Andres rääkis, kuidas pesasid on vähe ja nad on ainult ühel pool, aga tegelikult paranda, kui ma ei eksin, aga MagSafe annab ju mulle selle ka, et kui ta mul on sellega laadija, siis mul on üks pesa rohkem vaba, et mul ei ole see üks USB laadija poolt ära võetud. Täpselt. Et see on tegelikult eelis. Ütleme aga jällegi kui rääkida, et kui palju asju nagu selliseks, mul on mitu välist kõvaketast küljes või mingid seadmed, et siis on vaja kohe seda dokki. Kui on mitu välist kõvaketast küljes, siis on ilmselt, et sellist tööd, et sul tegelikult prood vaja. See on ka minu kogu aeg seda tunne, et Airist peaks rääkima siis, et kas see blank baasversioon on ta väga hea ostmiseks või mitte. Ja minu arust tegelikult väga tihti ta on. Aga kui sul ei ole, siis sa peaks vaatama juba Prood, nagu sa ütlesid meile. Just, me võime siin eri arvamusele jääda. No samal selle Pro hind on ikkagi oluliselt ju kõrgem jällegi. Sa saad, Pro hind on ka. Pro hind on ka Pro, just nimelt. Et kui sa uuena ostad, siis on erinevus suur ja teistpidi ei ole täna ja erinevus üldse suur M3 ja M2 vahel. See on ju uuena ainult sellist, kas oli $100 sinna kanti, eks ole. Et tegelikult on see väga väike erinevus, et võib-olla siin pigem on see ajas vastupidavuse koht siis ka, et kui ma vaatan täna iMaci, mis on mul laua peal, siis järjest enam olen ma selle probleemi ees, et ta on tegelikult väga hea arvuti, aga ta hakkab nagu maha jääma sellest tarkvara uuenduste reast nagu vaikselt. Et kõik töötab ja kõik töötab üli hästi.
et siis ongi nagu kahju, et mis nüüd siis edasi saab, prügikasti ei tõsta, aga järjest enam asju ütleb, et palun uuenda tarkvara ja lõpuks ongi see piir ees. Nii et kui sa tahad kauaks osta asju, siis võib-olla maksad natuke rohkem, võtad selle kõigema, aga teistpidi, kui sa tahad väga hea hinnaga täna Maci sülearvutit, siis oleks siiski mõistlikum, mulle tundub vaadatagi mõnd M1 või M2 arvutit. Jah, ühesõnaga M2 oli ka suurema 15-tollise ekraaniga saadaval, kui saaks M2 16 gigase mäluga, mul tunduks päris hea diil praegu nagu võtta. Aga üks asi, mis veel M3 puhul tõi välja, et nad rääkisid, et see graafika võimekus kasvas 10 GPU-ga, siis ka ray tracingu võimekus ja siis mänguri arvutiks pigem soovitaks Prod, kui keegi tahab Maciga mängida, et siis sellised, esiteks, et need mängud üldse pead 1080p resolutsiooni pressima, et need 50-60 kaadrit sekundis kätte saada. Ja tõesti siin kangemad mängud nagu Baldur's Gate ja muud võib-olla GTA 5 ja et seal võivad kukkuda need kaadrid 15-25 vahele ja see on ikka silmnähtav jõnksutamine. Nii et kui seda mänguri arvuti juttu võib-olla tõesti Civilizationi mäng võimiseks jah, aga mingi FPS-i moodi asjad või ringi jooksed kuskil, et siis ikka Pro Maci võtta. Selge pilt. Andres, Apple'i teema lõpetuseks. Meil tuleb juunis ilmselt suur arendajate konverents. Kas sul on seal suured ootused ka seal uudiste osas? Kahjuks Steve Jobs isegi ju omal ajal tuli seal nende riistvara uudistega isegi mõnel sellel arendajate konverentsil välja. Täitsa juhtus nii. Et see võiks küll nagu üllatada, aga mul nagu selles mõttes Apple kuidagi tarkvara, mul tundub, et seal ei ole nagu sellised nagu revolutsiooni hüppeid veel kord, et kasutajakogemus sammu kaupa lihtsalt minnakse. Mina ennustan, et sel aastal on see puhtalt nagu tehisintellektil ja AI-le pühendatud, et see saab olema märksõna seal. Just, et mis selle Siiriga siis ikkagi tehakse lõpuks. Selge pilt. Aitäh kommentaare jagamast ja rääkimast, kindlasti kohtume taaskord. Aitäh kutsumast. No ja enne kui päris oma asjad tänaseks kokku pakime, võtame ka kuulajakirjad, tuletame meelde, et meil ikka saab kirjutada, jagada oma mõtteid, kommentaare, küsimusi. Meile kirjutab nüüd Sten Patrick, kellele ütleb, et talle meeldib kuulata saadet, elab Tallinna lähinaaburuses, tal on Telia traadiga internet ja kasutab Telia antud ruuterit Inteno DG301. Kes guugeldab Inteno DG301, see leiab väga palju vestlusi selle Telia ruuteri ümber, legendaarne kast. Ja ka Sten Patrick kirjutab, et tegemist on suht vana seadmega, mis aeg-ajalt teeb trikke, nõuab restarte, tal on plaan seade ümber vahetada. Ja ta küsibki seda, et kas ta peab võtma taas uue ruuteri Telialt, mis on suhteliselt kallis, või saab kasutada ka alternatiive, mida soovitada. Ja kontekstiks siis, mida tema teeb selle oma koduse ühendusega, et peale internetiühenduse on tal seal mõned seadmed Wi-Fi's, kasutab Google TV võimekusega televiisorit ja Telia TV äppi. No enne kui ma Meelis sinult küsin detaile, siis ma ütlen omalt poolt, et Telia kindlasti ütleb, et palun rendi meilt see ruuter, ainult siis toimuvad asjad väga ilusti. Ja mõnes mõttes on see Telia soovitus, seal on tõetera sees, et Telia hoolitseb, et see seade oleks värske uuendatud ja turvaline. Aga tegelikult ei ole neid käeraud olemas, et Telia ühenduse taha võib täitsa vabalt panna ühe uuemapoolse Wi-Fi ruuteri, mis teeb väga hästi kodus ühendust, mingit karistust või mingit tõket selles ei ole. Internet töötab väga hästi, minul isiklikult on kodus Telia ühendus ja seal taga on mul täiesti teine ruuter ja ma olen seal ka väga-väga rahul. Kuidas on mina näiteks Telia TV-d üldse ei kasuta. Meelis, kas sa kasutad ka TV-ühendust ja kas sa tead, kas selle ruuteri puhul on see TV-ühenduse puhul on teatud nüansid? Enam mitte nii väga, aga seal on teised nüansid. Nüansid on palju. Esimene nüanss on see, et kuna Sten Patrick kirjutab seda, et tal on Telia traadiga internet, siis mina loen seda niimoodi, et tal on siis DSL ehk telefonikaabel veel, mitte siis ei ole optika, eks ole. Ma eeldan, ma ei tea muidugi. Et kui nüüd temal oleks optika, siis oleks hästi väga lihtne, ta võiks lihtsalt selle Telia ruuteri Telial tagasi anda või ära visata ei tasu, võib-olla kuskile müüki panna ja võtta suvaline ruuter, mis talle sobib ja kui see tööle kohe ei hakka, siis helistada Telia klienditeenindus, anda oma Mac aadressi ja nad panevad selle whitelist ja see töötab ilusti, et ei tohiks olla probleemi. Kui tu nüüd on telefoniliin,
siis on asi selles, et nii Telial kui Elisal on tegelikult üks põhjus, miks nende ruuterid on nii kallid, on see ja miks nad on vanad, on see, et neil on tegelikult 2 ühes ruuterid, ehk siis need ruuterid on nii-öelda tavalised ruuterid, aga seal sees on alati siis Telia puhul ka DSL ehk telefoniliini modem ja Elisa puhul DOCSIS ehk kaabelsüsteemi modem. Ja sellepärast, kuna nad teevad neid nii-öelda kogu võrgu jaoks ühte ruuterit ja pakuvad seda kõigile klientidele, et ta peab olema sinna 2 ühes, see pidurdab natuke seda arengus ja teeb seda ruuteri kalliks. Ja nüüd teine küsimus on see, mis Hans, sina puudutasid seda Telia TV, et siis vanast oli jah see, et telekanalite jaoks oli eraldi VLAN-i vaja, mis tähendas seda, et see peab olema spetsiaalse konfiga ruuter. Tänapäeval minu teada võin eksida ja Telia enam seda ei nõua. Ja ainuke asi, mis on vahe selles, kas on siis Telia nii-öelda hokilitter ehk siis see vana tüüpi Arrise digiboks või on uus Androidiga digiboks. Vana Arrise digiboks suudab veel näidata parema kvaliteediga 1080p ja äkki kõrgema bitrate'iga telepilti juhul, kui ta istub siis selle VLAN-i otsas ja mida tegelikult peaks saama teha ka tänapäeval teiste ruuteritega, mitte ainult Telia enda ruuteriga. Kui sul on Androidi boks või sul on kellegi teise operaatori võrk ja Telia TV, siis saad sa 720p või vähemalt 1080p, kui sa saad 1080p, peast ei mäleta, väiksem bitrate, ehk siis see kvaliteet natuke kannatab, aga paratamatult see on tulevik, sest et teatavasti ühel hetkel selle Arrise digibokside müügi ja rentimise Telia ühel hetkel ära lõpetab, nii et tegelikult sõltub natukene sellest digiboksist, aga minu kogu see jutt on see, et kuna ma näen, et ta kasutab Google TV, siis Androidi põhist asja, siis tegelikult pole vahet. Igasuguse ruuteriga saab kasutada seda. Ja põhimõtteliselt ongi see, et nüüd Sten Patricku küsimus otsa vastates on see, et kui sul on see vana ruuter ja kui sul on siis telefoniliini kaudu tuleb signaal, siis tegelikult sul ilmselt on vaja ikkagi seda Nintendo ruuterit selleks, et see teeks seda modemit. Ja sa võid selle Nintendo seadetest välja lülitada siis ruuteri osa, kasuta ainult modemi, pista oma uue ruuteri sinna sellesse nii-öelda LAN-porti ja tegelikult peab olema 2 karpi, aga saad nagu oma võrgu paremaks. Nüüd omaette küsimus, et millist ruuterit osta, eks ole? Just, aga siin on juba palju valikut, võib-olla järgmises saates teeme ülevaate, aga selles mõttes, et sa saad uuema, parema, kõrgemate kiirustega, uuematest Wi-Fi standardiga ruuteri ja sa ei pea restartima kogu aeg, et see on oluline asi. Et on võimalik, aga et kui sul on optika, see on lihtne, sa paned oma uue ruuteri Telia optika modemi külge, mis pisike suitsupaki suurne karp ja kõik töötab. Kui sul on telefoniliini pidi tulev signaal, siis sul on seda Intenot endiselt vaja, aga sa saad sinna teise ruuteri külge ühendada. Jaa, et kirjutage ka meile teised edaspidi ka, meie aadress on ikka digisaade@geenius.ee ja mina tahaks muideks kiita meie kolleege Martinit ja Tarmot, kes teevad autotundi ja nad viimati rääkisid liikluspsühholoogiga sellest, mis meil liikluses toimub ja kui hea või hull see asi on. Väga hea saade, kuulake seda ka. Tahaks kohe hakata liiklusest rääkima. Minu jaoks on väga huvitav. Kindlasti ei meeldi kliendile. Me peame ruttu minema nüüd panema salvestuse kinni, sest et jutt läks liiklusele. Mul on tunne, et ma peaksin ikkagi vahetama eriala. Ma tunnen, kuidas minus on aastate jooksul välja kujunenud kogenud liikluspsühholoog. No võt. Väga hea. Kui neid on Eestis vähe, siis võib-olla see on tõesti hea kullaug. Aitäh kõigile kuulamast ja oleme tagasi nädala pärast.